Esimeseks ettekandeks palun lavale naise, keda me kõik teame kui väga südikas, eesmärgikindel, võitleja palgalõhe vastu ja naiste võrdõiguslikkuse eest, Marianne Mikko. Tere, austatud kohalviibijad! Mul on erakordselt hea meel siin oma kodulinnas Pärnus tervitada kõiki naisi, kes te olete tulnud üle Eesti, naised Tartust, Tartumaalt, Viljandimaalt, naised Tallinnast, Harjumaalt, loomulikult mu oma armsad pärnakad Pärnu linnast, aga ka Pärnumaalt. Olge te teretulnud! Me oleme kogunenud Pärnusse selleks, et üheskoos arutleda soolise palgalõhe teemal. Probleem, mis veel 4 aastat tagasi pani eestlase õlgu kehitama, et mis see veel on, ja et see oli üks olematu väljamõeldud mõte, on täna täitnud paljusid seminariruume ja ka internetiruumi, rääkimata pea- ja vastuvoolu meediast. Me arutame üsna otsekoheselt meid erutava ja südant valutama paneva teema üle. Kui 10 aastat tagasi värskelt poliitikasse olin tulnud, siis oli mu lipukirjaks Euroopa kohtleb Eesti naist paremini kui Maarjamaa. Kui ma mõtlen tänasele päevale ja 10 aasta tagusele Euroopa Parlamendi kampaania ajale, siis 10 aastat tagasi ütlesin ma sedasama ja sedasama paraku tuleb öelda 10 aastat hiljem ja ma kardan, et ka veel 10 või isegi 20 aasta pärast. Ent kui vaadata kaugemale ja päris aegade algusesse, siis 101 aastat tagasi ehk 1913. aastal nentis kuulus naisõiguslane Maria Reisik, et, tsiteerin, naised võiksid üles astuda igasuguse tööjõu koorimise, selle eest maksetava tasu väiksuse, igasuguse majanduslise surve vastu. Meie haritud Eesti naised ja valgustatud mehed oleme siin sellepärast, et soovime muutust. Me oleme liiga pikalt talunud olukorda, kus naine saab 1/3 võrra vähem palka kui mees. Kui sooline palgalõhe näitaks kas või väiksematki vähenemise tendentsi Eestis, siis me ei koguneks ega muretseks, aga paraku ta ei näita. 10 aasta eest oli sooline palgalõhe Eestis 22% ja täna 30%. Eelmisel aastal tuli korraks just nagu lootus, et jõuame Euroopa Liidu keskmisele lähemale, aga selle aasta värskeimad numbrid kriipsutavad alla kurba tõika. Kõik on nii, nagu ikka. On sedasi, et naiste ja meeste palgaerinevus Eestis on jätkuvalt, nagu juba Leena poolt öeldud, Euroopa Liidu sügavaim, ületades Euroopa Liidu keskmise pea 2 korda. Soolise palgalõhe kaotamisega on kõige jõulisemalt tegelenud Euroopa Liidu liikmesriik, Belgia Kuningriik. Ja hetkeseis on seal selline, et palgalõhe eksisteerib, kuid on 3 korda väiksem kui Eesti Vabariigis. Euroopa Liit juhib palgalõhele kui ühiskondlikule probleemile tähelepanu võrdse palgapäevaga. Sellist päeva tähistas Belgia sotsiaaldemokraatlike naiste ühendus Ziikant esmakordselt 10 aastat tagasi. Üle Euroopa tähistatakse seda 4. korda ja Eestis oleme, nagu Reet Laja juba ütles, selle probleemi avalikustamisega tänavatel tegelenud juba 4. korda. Aga tööpõld näib olevat lõputu ja paraku ka lohutu. Mida ikkagi kujutab see mõnede irvhammaste poolt rahvuslikuks kalaks tituleeritud palgalõhe? Euroopa Liidus mõistetakse soolise palgalõhe all naiste ja meeste tunnipalkade erinevust majanduses tervikuna. Hetkel on sooline palgalõhe Euroopa Liidus 16%. Tuleb nentida, et see number ei kätke erinevusi naiste ja meeste hariduses, töökogemuses, tööaja kestuses ega töökohtades. Euroopa Komisjoni analüüsis on nende tegurite arvesse võtmisel võimalik seletada palgalõhest ainult poolt, kuid selgitamata soolise palgalõhe üks põhjusi võib olla naiste diskrimineerimine tööturul.
Siinkohal ma tahan teiega jagada ühte väga hiljutist, paar päeva tagasi toimunud intsidenti, mille puhul mina ütleksin, et see oli verbaalne ahistamine ja see puudutas mind isiklikult. Oli olukord, kus üks Eesti riigiettevõtte tippjuhtidest pöördus minu poole järgmiselt. Mida tütarlaps Riigikogust asjast arvab? See on verbaalne ahistamine ja ma mõtlesin, mida selline tippjuht oma töökollektiivis naistega seoses õigupoolest teeb ja missugust palka võib maksta. See oli rohkem, kui see mees endale ette kujutas, mida ta tegelikult oma töökollektiivi kohta välja andis, missuguse signaali. Eesti suure soolise palgalõhe üks põhjusi on segregeeritud tööturg, mis tähendab, et Eesti naised on koondunud kas teatud erialadele või teatud sektoritesse. Horisontaalne segregatsioon annab tunnistust sellest, et naised domineerivad teatud tegevusaladel, kus on vastavalt keskmisest madalamad palgad. Kultuuri, meditsiini ja haridusvaldkond on need, kus põhiliselt töötavad naised. Statistikaameti järgi oli 2010. aastal hooldustöötajate keskmine tunnipalk enam kui kolmandiku võrra väiksem kui autoremondi lukksepade tunnipalk, ühel siis vastavalt 2,6 eurot ja teistel vastavalt 4,1 eurot. Seega võib täheldada, kui naised ja mehed koonduvad tööturul erinevatele tegevus- ja ametialadele, võib see põhjustada soolise palgalõhe ka sel juhul, kui sama töö eest makstakse kõigile täpselt sama palka. Eesti soolise palgalõhe puhul on paslik puudutada ka vertikaalset segregatsiooni. See tähendab, see puudutab küsimust, kui palju on juhtivatel kohtadel naisi. Eesti börsiettevõtete nõukogudes on teadagi naisi vähe. Tõsi, meil on ka börsiettevõtteid ühtekokku ju päris vähe, ainult 11. Vaid 3 neist on alaesindatud sugu ehk naised enam-vähem euroopalikult esindatud. Üldiselt aga kehtib tõik, et nõukogudes istuvad laua taga piltlikult öeldes pintsakud lipsud, sekka ei ühtki kleiti seelikut. Euroopa Liit peab tähtsaks majandus- ja tööhõive strateegiat Euroopa 2020. Selle keskne teema on Euroopa Liidu tööturul valitseva meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse kaotamine. Sama teema on ka Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse 5 aasta strateegia keskmes. Ja selles on sõnaselgelt kirjas, et meeste ja naiste palgaerinevused tuleb kõrvaldada, nagu ka see, et naiste osakaalu tuleb suurendada juhtivatel ametikohtadel. On üpris loomulik, et majanduskasvu taaskäivitamiseks peab Euroopa paremini ära kasutama poole elanikkonna ehk naiste potentsiaali. Kui Rooma lepinguga kehtestati põhimõte võrdse töö eest võrdväärne palk 1957. aastal, siis oli Euroopa kogu maailmale soolise võrdõiguslikkuse suureks eeskujuks. Paraku peab tunnistama, et palgaerinevused on visad kaduma. Nagu ka seda, et naised töötavad jätkuvalt, nagu öeldud, pehmematel, kuid alamakstud ametikohtadel. Nagu märkisin, Eestiski on meditsiiniõed, lasteaiaõpetajad, müüjad, kultuuritöötajad põhiliselt naissoost. Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse 5 aasta strateegia ei välista õiguslikke meetmeid palkade läbipaistvuse, tugevamate sanktsioonide ning meeste ja naiste palgaerinevuse regulaarse aruandluse osas. Meil kui sotsiaaldemokraatidel on hea meel, et Europarameetri uuringu järgi toetab 3/4 eurooplastest kiiret sekkumist meeste ja naiste palgaerinevuse vähendamiseks. Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide kodanikest 62% leiab, et sooline ebavõrdsus on nende kodumaal laialt levinud. Ma olen omalt poolt väga veendunud, et palgalõhe ei oota, vaid ta maksab valusasti kätte, kui me ei kiirusta häid lahendusi välja töötama. Kui me ei tegele lahenduse leidmisega, siis oleme juba lähitulevikus silmitsi olukorraga, kus vaesusest kõneldes tuleb silme ette väga selgelt, kelle naise nägu. Miks ma nii kindlalt väidan? Aga sellepärast, et pea kolmandiku võrra väiksem palk tähendab selgelt kolmandiku võrra väiksemaid hüvitisi, nagu vanema, hooldus- ja haigushüvitis, samamoodi puudutab see tunduvalt väiksemat töötuskindlustust ja pensioni. Ja mõned numbrid, millest ma ka kirjutasin Eesti Päevalehes, ja nimelt, kuigi vanema hüvitist võttis välja möödunud aastal vaid iga 15. isa, siis meestele määratud hüvitis oli pea 2 korda kõrgem kui naistele määratud vanemahüvitis. Kui 1 päeva keskmine hooldushüvitis lapse põetamisel on Eesti mehel 20 eurot, siis naisel
enam-vähem poole väiksem, vastavalt 11 eurot. Kui aga vaadelda haigekassa andmeid, siis meestele määratud haigushüvitis on 1,3 korda kõrgem naiste hüvitisega võrreldes, meeste 12,1 eurot, naiste 9,8 vastu. Statistikaameti andmetel oli 2012. aasta töötuskindlustushüvitis naistel 245 eurot vastavalt meeste 330 vastu. Kas panete tähele, see vahe on 100 eurot peaaegu. Kui võrrelda meestele ja naistele määratud riikliku vanaduspensioni, siis on nõnda, et see oluliselt küll ei erine, küll aga on suur vahe sees teise pensionisamba väljamaksetes. Meeste keskmine teise samba väljamakse on 30% suurem kui naistel. Mida oligi tarvis tõestada? Siin see on palgalõhe 30%. Palgalõhest rääkides, aga uurigem probleemi mitmest kandist. Progressiivsed majandusteadlased vibutavad sõrme ja kurjustavad üsna ühemõtteliselt. Me tegeleme ressursi raiskamisega ja seega jääb tööjõupotentsiaal ilmselgelt kasutamata. Siinkohal kriipsutagem alla tõika, et Eesti naise haridustase on kõrgem mehe omast. Sellega ei paista me silma mitte üksnes Euroopa Liidus, Euroopas, vaid sellega me paistame ilmselgelt silma ka kogu maailmas. Majandusteadlane Rainer Kattel nentis Eesti naiste 6. kongressil 7. märtsil käesoleval aastal, et tänases ühiskonnas on endiselt naiste majanduslik panus ja roll tihedalt seotud nende kui vanemate rolliga. Meeste majanduslik roll ja panus, aga sisuliselt üldse mitte. Eesti ühiskonda on seega sisse kodeeritud ebavõrdsus naiste ja meeste arenguvõimalustes. Naiste potentsiaal on majanduses alakasutatud. Nendest kahest järeldub, et naiste võimekust ja potentsiaali alaarendatakse süstemaatiliselt. Seega pole tegemist antud juhul naiste probleemiga. Tegemist on selgelt ühiskonna probleemiga, mis puudutab mehi võrdselt naistega, meid kõiki. Ja küsigem, mida siis konkreetselt peab siinkohal tegema? Välkkiire vastus on täitkem täiega 10 aastat tagasi Riigikogu poolt vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadust. 1. mail 2014 saab see 10-aastaseks. Ja eriti ühte paragrahvi. Selle seaduse paragrahv 11 lõige 2, mis sunnib tööandjaid koguma töökohtade soolisi statistilisi andmeid. Suurt pilti silmas pidades tuleb kindlasti välja töötada Eesti soolise võrdõiguslikkuse strateegia. Aga esimese sammuna püüdkem kinni see palgalõhe. Eesti naiste elustiil on töökeskne ja nad on avalikus sfääris meestega peaaegu võrdselt aktiivsed. Eesti naiste tööga hõivatus on Euroopa Liidu keskmisest kõrgem, vaid Rootsi naine töötab veel aktiivsemalt kui Eesti naine. Ametiredelil paiknevad Eesti mehed üleval, aga naistele on jäetud redeli auväärsed alumised astmed. Eesti puhul näiteks kehtib üpris küüniline olukord, mille puhul ühiskonna hierarhias madalal paiknev Eesti naine on märksa kõrgemini haritud kui mees, millest ma juba kord rääkisin. Me oleme maailmas esikohal selle poolest. 5 aastat tagasi oli Eesti Vabariigis kõrghariduse omandanud inimestest 70% naisi ja 30% mehi. Hariduslik vahe tänast päeva silmas pidades on naiste kasuks veelgi kasvanud. Ja vapustav on siinkohal tõik, et kõrgem haridustase ei taga edu karjääriredelil. Ehk et, ütleme otse välja, elame riigis, kus haridus ei loe ja tarkus ei maksa. Muutuse tooks Eesti tööpoliitikasse selgelt Euroopa Komisjoni algatud 40% direktiivi juurutamine. Hetkel on Eesti aga vastupidi naisi börsiettevõtete juhtkondadesse julgustava direktiivi suhtes moodustanud blokeeriva vähemuse. On olnud see blokeeriv vähemus. Ma loodan, et see hakkab meil muutuma. Mis aga tõepoolest puudutab tarkade naiste kaasatust otsuse langetamisprotsessis, siis tõsi on see, et juhid naised vaatavad palgalõhele viltu. Seega on tähtis, et börsi- ja riigiettevõtete juhtorganites oleks naisi mitte vähem kui 40%, nõnda nagu ka kohalikes omavalitsustes, rääkimata Riigikogust. Sooliselt tasakaalustatud majanduspoliitilised otsused vähendavad kohe kindlasti palgalõhed.
Ma soovin kõikidele konverentsil osalejatele, kuulajatele viljakat päeva ning kõikidele panelistidele intrigeerivaid mõttearandusi. Kõik ühe asja nimel, tuld palgalõhele ja et ta põleks heleda leegiga. Kui teie kaasabil osutun Euroopa Parlamenti valituks, siis uskuge, palgalõhel jääb Eestis vähe hingamisruumi. Edu meile, aitäh!